Tere kõigile ja minu kõrval istub minu silmis Eesti üks tähtsamaid ja tunnustatumaid lümfiterapeute, Anneli Habonen, kes lisaks sellele on ju meil ka spa-koolitaja ja kes sa kõik iganes oled. Jah, tere. Ma õpetan spa-teenindajaid, õpetan massaaže, massöör ise, lümfiterapeut. Mudaterapeut, soolaterapeut, Jah, soojaterapeut, lõõgastusterapeut, lümfiliigutaja. lümfiliigutaja. Et lümfist tegelikult tahamegi rääkida. Mina olen siis Riina Odenko, bio- ja toidukeemik, kehapraktikate metoodik, koolitaja ja loodustoodete tootja. Ja miks me siin kahekesti sinuga laua taga istume, on see, et meid ühendab esiteks üks asi. See on Loodusteraapiate Akadeemia. See ka, jah. Ja teine asi ongi see, et me oleme mõlemad sellised intersektoraalse koostöö viljelejad, aga see oli peenemas keeles, aga lihtsamas keeles me oleme need MacGyverid, kes panevad kokku kaks head asja ja veel kolmanda otsa ka ja siis me ühest superlahendusest saame super-puper lahendusi, eks ju. Ja kui me nüüd räägime kehast ja räägime konkreetsemalt lümfist, siis see ühendab meid ka, et me oleme kaks keha lümfi, ma ei tea, kummardajad siis või. Et kui keha on sinu või minu tempel on ju, siis lümf on minu jaoks nagu see kõige tähtsam vedelik, mis seal ringi voolab ja nii ta ongi. toimetab. Et kui meil lümfiga korras kõik ei ole, on ju, siis ei ole meil immuunsus on kehva, on ju, kõik kõhus, kõik mikrobiomid ja need ei toimi ja pluss veel on meil igasugused tursed tekivad. Et sellepärast on ta väga oluline. Ja nüüd oli see, et käisin Tallinnas Raili Raik teraapiakliinikus koolitus andmas. Raili on siis Eesti lümfi ema, mina kutsuks teda niimoodi, et kes hakkas Eestis lümfi üldse õpetama, et päris juba eelmise sajandi lõpus. Vaata kui kaugelt. Tundub nagu väga pikk aeg. Sajandi vanune kogemus, kui nii on. Jah, et selles suhtes tema on minu õpetaja olnud alguses kohe. Et kui tema esimese kursus andis, siis mina tema juures õppisin. Siis oli vahepeal mul pikk vahe see, et... Kas Raili tuleb nagu sellisest saksa koolkonnast on ju ja natuke klassikaline, eks? Ja, et ta ongi, et Saksas on need lümfikliinikud, Földi lümfikliinikus, kus tema käis õppimas ja siis ta tõi ka Eestisse veel need doktorid sealt, kes siis eksamineerisid esimesi lümfiterapeute Eestis. Et Raili on siin hästi ettevõtlik, väga tark. Mina nüüd olen see, et ma teen seda lümfi, ma tean, aga mul on nagu ainult sellest üksi vähe. Ma näen, et need inimesed, kuna lümf on hästi palju minu juurde satubki või ma teengi hästi palju inimestega tööd, kes on onkoloogilised. See on hästi oluline koht. Et siis nüüd ongi see, et ka onkoloogilised kliendid või patsiendid, kuidas ma neid kutsun, ma ei kutsu enda patsienti. Hoolealused. Jah, et siis on see, et ka nemad tahavad lõõgastust, heaolu, et nemad eriti peavad seda saama. Et see on nii nagu rasedategi. Ka tuleb hästi palju hoolt kanda nende eest. Et mulle meeldib neid kahte asja nagu veel kokku panna. Et ma ei ole mitte ainult kliiniline, vaid ma toon ka heaolu. Nagu wellnessi maailma juurde. Vot ja nüüd tulin mina nii-öelda oma pirukaga teie. Absoluutselt. Ja nüüd tulin mina oma pirukaga teie pulma, ehk siis mina, kes ma ei ole lümfiterapeut, aga ma olen kehapraktik ja kehapraktikate metoodik ning veel lisan, toonitan biokeemik, kes just nimelt läbi selle inimese füsioloogia tundmise pluss psühhosomaatika väliseks sinna juurde. Et minu jaoks keha, ma ei saa öelda, et kehas on midagi tähtsamat või vähem tähtsamat. Kehas on kõik tähtis. Aga minu jaoks oli üks argumentatsioon, kui ma tabasin ennast mõtlemast, et lümf on meie vanim, evolutsiooniliselt vanim kehavedelik. Seega targem.
ja kui nüüd keha usaldas või kehas on pandud kogu meie kaitsesüsteemi, see, et lümf on nagu kanalisatsioon ja nii võib öelda, aga see on niivõrd, kuidas ma ütlen, tema omadusi või tema sellist funktsiooni pisendab ja. Riina võtab teda nagu solvang. No natuke sest et kui sellele süsteemile on usaldatud meie kaitsesüsteem, kogu see meie immuunsus, lümfatsiidid, T-rakud ja kogu see kompott, mis meie kaitseks välja astub esimeses nii-öelda rindejoones, siis seda süsteemi tuleb austada ja tema eest ka hoolt kanda. Ja nüüd, kui me võtaksime nagu ala lihtsas keeles kokku, kes on 3 sellist või mitu, ma ei tea, sa nimetad, lümfipainast, millega me saame pahaks keerata või kus me suhted sassid lähevad selle lümfisüsteemiga? Kus meil suusad risti. Suusad risti lähevad kindlasti, mis me ise tekitame. Vähene liikuvus. Vähene liikuvus sellepärast, et lümfisüsteemil pole pumpa. Et me peame seda aitama tegelikult ise nagu liikutada. Siis on kindlasti ka toitumine. Ja sellest kohe tahaks rääkida, aga muidugi me peame enda immuunsuse väga kõrgel hoidma, sellepärast, et lümf ja immuunsus käivad käes. See ongi immuunsus. Ja kui me laseme selle alla, siis meil hakkavad tekkima. Ma tahtsingi seda siin rõhutada, et inimesed tihti küsivad, eks me siin ka selle tervendamise ja heaoluga tegeleme juba mitte aasta või 2, aga eelmisest sajandist, nagu sa ütlesid, jah, mõned siin. Siis minu käest on tihti küsitud, et millega tugevdada immuunsust? Immuunsuse tugevdamine sügis-talvel, immuunsuse minge lümfiterapeudi juurde. Ja parandage oma suusad ristis suhted lümfiga, saate ka tugevama immuunsuse. Tuleb enda eest hoolitseda. Kõige selline lihtsam, et liikumine, toitumine. Mis toiduga me saame tuksi keerata? Kus seal nagu lähevad asjad valesti? Siis kui meil soolastiku mikrobioom läheb sassi, on ju, meil sooled ei tööta, ülekaal hakkab tulema, on ju, kõik sellised asjad, see kõik surub ju kinni. Ehk siis, kui me ütleme, et mikrobioom, kes peabki mikrotükkideks meie toidu saagima või tükeldama, ütleme siis nii, et meil saaks see kehast ka välja viidud, siis satuvad suured tükid sinna, kuhu pole vaja ja tekivadki, need on juba lümfiterapeutilised väljendid, mis sealt hakkab edasi tulema, ja nii edasi. Mis veel? Liikumine, toit. Kas me võtame selle klassika ka, et inimesed ei joo vett? Ja kindlasti see vee joomine on oluline. Aga käid mererannas suu lahti. Sellepärast, et täpselt nii, et sellepärast, et vesi, mina olen ka selle poolt, et vett tuleb juua ja veetarbimist tuleb vaadata, et see on nagu üks asi, aga me joome hingates. Et me saame ikkagi selle isotoonilise vee kätte siis, kui ta käib meie kopsudest läbi. Et see on meie kõige parem asi. Ja see, et ma lihtsalt nüüd võtan ühe pudeli teise järgi ja muudku see, et ta päris ei tööta. Näiteks see on ka üks põhjus, mis näiteks kui me oleme teinud neid oma wellness-päevi, laagreid, siin saunaõhtud ja nii edasi, eks ju, siis meil on alati mingi hapujook. Nüüd oleme ise seda kombutšat hakanud tegema, me küll lahjendame teda oluliselt selleks, et saaks rohkem juua seal saunas, et ta on meil alati tiimitud selleks, et keha omastaks. Seda pudeli vett ei pruugigi üldse saada siin nagu tarvis ehk raku sisse. Et ta ei pruugigi üldse minna, eriti kui on veel need poeveed ja sinna on mingisugused ained lisatud, mis ei pruugi läbi meie rakumembraani üldse kuidagi toimima hakatagi. Et need ei aita. Aga nüüd sa tegid selle koolituse, ehk siis see koht, kus meil mitte nüüd suusad ei ole ristunud, aga meie tegevused ristusid nagu. Ei, nüüd nad käivad paralleelselt kogu aeg. Jah, paralleelselt. Ei, nad ikka toetavad koos. Aga nüüd sa tegid koolituse, kus sa näitasid inimestele mida? Jah, sellel koolitusel oli, et ma ütleks, et ta oli nagu minu kogemuskoolitus. Et ma paningi sinna see lümfiteraapia on ju, või siis lümfimassaaž ja kuidas neid kasutada, Riina tehtud kõiki neid tooteid, immuunilisi asju,
kõik oma praktikas kokku panna, et võimalikult head tulemused saaksid. mina küsingi ja vot, kuna mina tean, milleks ma oma tooteid sulle nii-öelda mitte nüüd, ma ei saa öelda pähe määrisin, aga keha peale panin. ei, ma ise tulin sinu sa ise tulid minu juurde ja sa määrisid mulle ennast pähe. head juttu. aga ja, sest noh, see oli Covidi aeg ja sa ütlesid, ei, mina küll tulen, onju. Ma ütlesin, aga siis tuled üksinda, sest ma ei tohi suurt koolitust teha. ilusad ajad. aga mina tulen ka sealt koolkonnast, ma olen siis müofastsiaalse tehnikate ja nende suur fänn, sest sorry, kui ma nüüd kedagi solvan, aga mina tavaliselt ei vabanda oma väljendite eest. Et minu jaoks massaažid jagunevad täpselt nii, et on olemas müofassiaalne vabastus ja lõõgastus ja on lümfi liigutamine. Ja ülejäänud on minu jaoks kõik mõttetu. jah, kui sa niimoodi no, see. jah, et leida igasugused. jah, taigad ka, sorry. ei, neid koolkondi on hästi palju erinevaid, aga põhiline eesmärk on see, et me kas saame selle keha lõdvaks ja lõõgastunuks, ehk saame need pinged välja ja kas me saame selle lümfi liikuma või mitte. Ja kunas on olukordi, kus me sõna otseses mõttes, me ei saa puutuda keha, seal on valu, seal on põletik, seal on lümfastas, seal on veel mingid seisundid, kus me ei saa käsa külge panna nii-öelda. Või mehaaniliselt mõjutada või kuidagi anda sinna füüsilist. noh, ütleme lümfimassaažiga ma saan küll, sest et see on selline õrn. See on nagu võitlus, et me ainult ju töötleme ainult naha selle aluse kihiga. aga kui on nüüd kude kinni? Siis tuleb soojendada ja siis... kasutada mähiseid ja mõtelda välja kõik igasugused lõõgastusprotseduurid, mis aitaks kõike seda. Minul oli see koht, kui mina siis õppisin seda müofassiaali ja me jõudsime siis kohani, kui mina nagu see. Aga mis siis, kui see kude on kinni, siis õppejõud ütles, siis me võtame süstime relaksante. Ma mõtlesin, aga kui me ei taha süstida mitte midagi, me tahame headusega ajab rohkem nodi kokku. Arabella Mereröögli tütrefilmi tsitaat, mis on meie nüüd tunnuslause. Headusega ajab rohkem nodi kokku. Kuule, aga see on tõesti väga hea. Loodusteraapia akadeemia. Headusega ajab rohkem nodi kokku. Slogan. Ja ma ütlesin, et ei. Niukesed asjad minule ei sobi, et esiteks ma ei lähe selleks nüüd meditsiini õppima 5 aastat ülikooli pluss ma ei tea mitu aastat internatuuri, et ma võiks inimesele midagi suunata sisse. Mõõdetu. Ja siis mina hakkasin nuputama, mida saab ära kõike teha koega, et ta lõõgastuks ilma, et no vot ei saa trigger point'e vajutada, vot ei saa siit, eks ju, seda pinget maha võtta. Võib-olla see on seal, ma ei tea, 20 aastat olnud, on ju, kui kõik sulanud ja fassiad on ka kõik omavahel sassis, on ju. Ja siis ma hakkasin nuputama, mida kõike saab lõõgastuseks välja mõelda. Vot siin ma võin tõesti öelda, et ma olen lõõgastusteraapia ema. Ja, ma täitsa usun. ja vot seal kohas ma sinuga leidsingi selle, kus me paari, eks ju, ennast, see on siis lümfisaave. Mõtleme pärast neid asju. Et aga mõnes kohas ongi vaja veel midagi ära teha selleks, et sa siis tuled ja teed selle pehme pain ja panedki selle lümfi ilusti liikuma. jah, et ütleme eile, kui sellel koolitusel nüüd rääkisin ja proovisime kõik, et mismoodi tegime ka sellise täiesti niimoodi, et ühe inimese 2 jalga on ju, ühele tegime mähise sidumine ja kasutasime ka pressoteraapiat. Teisel jalal panime ainult pressoteraapia ja tegime käsi seda ja need 2 jalga olid. Sest minu jaoks ongi see oluline, et kehaga saab rääkida keha keeles. No kõigiga annab läbi rääkida. Absoluutselt, aga et keha keelt hakata rääkima, siis me võtamegi looduse appi, et kui meie oleme need sõnad ära unustanud, see, kuidas kehale öelda, palun ole hea või anna andeks, ma rohkem nii ei tee, on ju, siis me saame võtta seal looberi-võided ja natuke kamprit ja võib-olla seal mingisuguseid veel taimsed ekstrakte. Absoluutselt on ju. Et minu mõte ongi see, et õppida uuesti kehaga tema keeles rääkima ja sealt juba on võimalik edasi minna. Meil on jah, et
kui meil ütleme praegust küsiks, et peaaegu pooled kindlasti on kogu aeg mingi ülepinges või stressis või isegi ei no rohkem. oota, eile just rääkisime, et kuna siin ERR-is oli uudiste nupp, et Eesti uus pandeemia ei ole mitte mingit Covidi, mis Covid on täiesti möki-möki või köki-möki selle kõrval, et meil on läbipõlemine. Ja hea kolleeg Nelli eile tõi ju väga hea lause sisse, et kui pinget mõõdetakse voltides, siis täpselt nii, et mida suurem on pinge, siis seda rohkem on kehavõlte. Et ja nii on, et tõepoolest see, et inimesed ei suuda lõõgastuda ja eile me rääkisime ka, et muide see oli päris hea eeter, see on meie YouTube'i kanalil juba üleval ka, et seda võib kuulata. Ehk siis kui me ei lõõgastu, ei saa ka lümf liikuda. Ei saa. Keha lümf on. Ja meil ei toimi üldse midagi. Lümf peab saama iga nurga tagusesse igale poole. Sest et lümf on ka selline, et ta allub väga palju meie emotsioonidele. Sest et täpselt, et ongi, mille põhjal ma võin seda ütelda, et kõik need, kes mul need onkoloogilised, et nemad ütlevad, et kui ta nüüd on tujust ära või midagi, siis tal kohe need tursad suurenevad. Et see on puhtalt ongi patsiendid. Me võime muidugi, kui sa ükskord viisid või tahad mind kutsuda oma lümfiteraapia koolitusele, siis ma tuleks ja räägiks sellest psühhosomaatikast. Jah, et ma päris ei tee lümfiteraapia koolitust, vaid ma leian lahendusi, ütleme sellel. Ta ei ole päris lümfiteraapia. Ta on rakenduslik lümfiteraapia. Et lihtsalt, et ma saaksin lümfi toimima mingite loodustoodetega. Ehk siis ei süsti relaksant. Ei. Ja, täpselt see koht, kus tulin 100% natural. Sulle rääkima just, et minu teekonda kogu selles nii-öelda loodusteraapias hakkas sellest, kui mulle öeldi, et tuleb süstida. Ma ütlesin ei, me ei süsti, me leiame teised lahendused ja saame heaga. Aga ja, et siin me võime tõesti rääkida sellest psühhosomaatikast, aga meil on ka hästi palju neid samu autoimmuunseid haiguseid, mida me saame lümfi parema liikumisega palju paremaks. Türeoidiidid, mis iganes muud asjad, et nii see paraku on. Millal on järgmine koolitus? Kas sa mõtled konkreetselt seda lümfia loodustooted või? Jah. Me ei ole praegust veel seda paika pannud. Aga läbirääkimised on. Ja, aga ma arvan, et see tuleb meil veebilehele ja sotsmeediasse üles. Kindlasti, et alati jälgige meid ühtepuha, milliseid koolitusi midagi tahate, midagi huvitavat, meil on alati tore. Ehk siis Loodusteraapia Akadeemia uksed on avatud kõigile, olenemata, kas sa oled teenusepakkuja. Me peame koolilehe tegema, koolilehe. Koolileht on meil kehatuba.eu alamlehena tulemas, aga ühesõnaga jälgige Anneli sotsmeediat, jälgige mind, jälgige Praktiline loomiteraapia ja taimetarkuse gruppi, Aroma Academy YouTube'i kanalit, ühesõnaga te leiate meid igalt poolt ja eks siis selle kirjelduse saab siia video alla panna ka. Ootame oma koolitustele, laagritesse, wellnesspäevadele, mudapäevadele, lümfipäevadele ja tarkuseid. Wellnessmuda. Nii kui ilmad soojaks läheme, oleme kuskil veeldal. Ja anname sellest sulle teada. Aga tänud sulle ja lähme siis sellele ilusale päikesele, nimetame teda siis kevadiseks äkki või? Tundub küll, et on. Juba on aeg. Kõike head.